Eile õhtul Läänemaal Suure Lähtru külas aset leidnud sündmusel ei ole veel väga täpset seletust. Igatahes see, mis on teada, ei mahu terve mõistuse piiridesse. Sellises vormis, nagu seda sündmust hetkel teadaolevalt kirjeldada saab, oli tegemist juhusega, kus ühe pere suur koer oli koduhoovile toonud vastsündinud imiku elutu keha. Imikul oli veel nabanöör küljes ja keha polnud kangestunud. Seega sündmus, kus võimalik ema lapse hülgas, leidis aset äsja. Külarahvas meiega suhelda ei soovi, kuna selle juhtumi üksikasjad on väga šokeerivad. Juba eile õhtul hakkas selle sama talu rahvas ise võimalikku sünnitanud naisterahvast otsima, kuigi polnud kogukonnale teada, et keegi selles piirkonnas oleks rase olnud. Sellest anti koheselt teada ka politseile. Mina sain seda õhtul teada, kui ma koju läksin, aga hommikupoole niimoodi ma nägin siin politseid tuli, siis tuli teine politsei, siis tuli juba kiirabi, siis tuli juba pääste, no mitte midagi aru ei saanud, mis toimub. Ma mõtlesin, et naabritel midagi hirmsat juhtus või mida iganes, no ei olnud. Et ei olnud midagi seansid kuulda ja siis õhtul ühe tuttava käest kuulsin, et on selline intsident siin juhtunud siin külas ja siis ma mõtlesin huvitav sellepärast need asjamehed ja asjad kõik väljas olik. Ja see ei ole veel kohale jõudnud tegelikult. Vaata, sellised asjad ei jõua, 1, 2, 3, 4, 5 päeva nad ei jõua kohale. Ja see on, ütleme, üle mõistuse täpselt nagu täna see järjekordselt, vaata, meil on siin ka kaamera ja politsei käis jälle pilte tahtmas 7 päevadest. Ja siis see ütles ka, et tema selle aja jooksul esimene juhtum selline, et lihtsalt ei ole sõnu, ei ole mõistus. Paraku meil siin ütleme niimoodi, et sünnitusealisi naisi siin külas polegi. Politsei on tegelenud kogu tänase päeva võimaliku kannatanu või siis pigem sünnitanud naisterahva leidmisega. See seni aga tulemusi pole andnud. Äkki on inimesed, kes teavad, kes vajab praegu abi, et kus võiks see naisterahvas olla, kes siis on sünnitanud lapse ja laps on siis õnnetul kombel siis hukkunud. No täna käis siis politsei sündmuskohta uuesti üle vaatamas, kammiti läbi siis territoorium, kus siis laps leiti, ümbruskonna hooned, põllud, droonidega vaadati üle. Kõike seda tehti ka eile, täna siis sai üle kontrollitud kõik, suheldi siis külaelanikega, et kõik see jätkub ka lähipäevil nii kaua, kuni me ei leia siis naisterahvast, kes võis selle lapse siis ilmane tuua. Ilmselt selliselt sünnitanud naine vajab samuti arstide abi. Seega veel kord, kui kellelgi on mingid informatsiooni selle sündmuse kohta, palutakse sellest politseile teada anda.